Inimesed kurdavad, et tasuta bussisõit, mida lubatakse, et see on küll kõik väga hea asi, aga näiteks Antslast Tartusse ei pääse üldse bussiga. Kuidas lahendada nüüd see mure, et väiksematest Eesti maakohtadest lihtsalt suurematesse keskustesse ühistranspordiga ei pääse? Ma olen aru saanud, et eelkõige kurdavad tasuta ühistranspordi üle need inimesed, kes ise ka täna ühistransporti ei kasuta. Et tasuta ühistransport ongi mõeldud selle jaoks, et need inimesed, kes kasutavad ühistransporti, saaksid kergemini liikuma. Meil on olemas üle Eesti lepingud, millega siis maakondades bussiliine korraldatakse. Neid on üle Eesti 55, nad on pikaaegsed lepingud. Need järgmisest aastast ei ole mõeldud, et sõlmitakse uued lepingud, vaid vanad lähevad üle. Ja siis nendes lepingutes on kirjas ka, et kuni 20% saab liine tihendada. Nii et kui ühistranspordikeskus leiab, et mingile liinile tuleb väga palju nõudlust juurde, siis saab ta sinna liini panna siis tihedamalt sõitma bussid. Nüüd teine küsimus on see, et maakonnaliinidel on eripära. Et hommikul on tipptund, kus üle maakonna tahetakse maakonnakeskusesse 9 kellaajaks kokku tulla. Ja pärast lõunal on teine tipptund. Ja siin tõepoolest omavalitsused peavad tegema omavahel koostööd, et kas on võimalik hajutada seda tipptundi. Sest et kui kõigil on vaja täpselt kella 8 jõuda erinevatest maakonnapunktidest ühte kohta, siis see bussipargi vajadus on väga suur. Mis nüüd uuest aastast muutub, kui see ühistranspordi korraldamine läheb maavalitsuste käest ära ühistranspordikeskustele? No maavalitsuste käest läheb ära seetõttu, et 1. jaanuarist 2018 ei ole enam maavalitsusi. Et muutub siis see, et nii nagu täna 4 Eesti maakonnas, Järvamaal, Pärnumaal, Harjumaal ja Jõgevamaal korraldavad maakonnaliine ühistranspordikeskuseid. Ühistranspordikeskused on moodustatud siis valdade ühises koostöös. Nii võiks see toimuda ka edaspidi teistes Eesti maakondades. Ma tean, et kui valdadel, kui omavalitsustel on koostöötahe, siis poole aastaga jõutakse ühistranspordikeskus luua. Juhul, kui seda koostöötahet ei paista, siis ajutise lahendusena saab ka Maanteeamet need ülesanded üle võtta. Nüüd raha mõttes on ka täna 2/3 maakonnaliinidest doteeritud. Et kui bussid sõidavad maakonnas, siis on kindel liinikilomeetri hind, mida buss saab, sõltumata sellest, kas seal on 1, 10 või 12 reisjat. Ja sellest 1 kilomeetri hinnast 2/3 tuleb riigi eelarvest, ainult 1/3 tuleb sõitjate piletist. Järgmisel aastal eelarves on ette nähtud nii palju raha, et lisaks sellele 2/3 dotatsioonile, mis olemas on, tuleb veel juurde nii palju, et pileti tulu on kompenseeritud. Nüüd ma eeldan, et omavalitsused koostöös leiavad, et sellest rahast on võimalik loobuda piletimüügist ja anda siis maakonnakeskustest väljas elavatele inimestele parem liikumisvõimalus. Sest selge on see, et riigi teenused on ju maalt ära kadunud. Väga paljudeks esmavajalikeks asjadeks on vaja sõita maakonnakeskusse. Ja minu eesmärk on siis see, et maal elamine ei tooks kaasa lisakulu. Nüüd, kui see ühistranspordikeskuste loomine hakkab, et kuidas neid riigi seisukohalt kõige mõistlikum oleks teha, et kas igas maakonnas eraldi või näiteks siin Kagu-Eestis võtta 3 maakonna peale teha 1 või kuidas seda nähakse ette? Ma tean, et eelmisel aastal oldi väga jäigad ja öeldi, et see peaks olema regioonipõhine ja joonistati Eestile 4 regiooni. Et maa ei oleks nii jäik. Olemasolevad ühistranspordikeskused toimivad hästi ühe maakonna pinnalt. Aga kui soovitakse teha laiemat koostööd, mis on täiesti aktsepteeritav ja võib-olla sellest sünergiast tulekski ka kokkuhoid, mitte võib-olla vaid tõenäoliselt tuleb ja saab ka maakonnaliine planeerida siis sellistena, et nad ületavad maakonna piiri. No Kagu-Eestis on alati selline, kuidas öelda, selline stammteema on ikkagi see reisirongiliiklus, et Valga, Võru ja Koidula liin, et mis sellest saab, et on kavas seal kunagi ka reisirongiliiklust taastada? Ma pean tunnistama, et kõik see ebaõiglus või koomale tõmbamine, mis on toimunud viimase 25 aasta jooksul, ei ole minu võimuses võtta esimesel 100 päeval enda õlule kõigi tekkinud probleemide lahendamine. Et see, mida on veerand sajandi jooksul tekitatud, tema tagasipööramine võtab väga palju kauem aega. Küll aga ma olen lubanud, et kui ehitatakse Rail Balticut, siis selle arvelt ei pea kohalik raudteevõrk kannatama ja ma püüan leida rahastust siis Tallinn, Tartu, Valga
Tallinn-Narva, Tallinn-Pärnu ja vähemalt nagu teema avamisena ka Tallinn-Haapsalu tuleviku suhtes, et leida investeeringuid ka neile raudteeobjektidele. Nii et see kagulõik tuleks lihtsalt ära unustada? Ma arvan, et midagi ei pea unustama, et me ju ei tea, kuidas Eesti majandus areneb, aga praegusel hetkel, kus reisirongiliiklus on läinud väga tugeva dotatsiooni peale, sest et kaubaveod on aegade madalseisus, ei ole raudteel parimad ajad.